tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Skorpionid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 27. juuli kuni 2. august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin sauade 8, sauade 8 on taro kaardipaki kõige kiirem kaart. See tähendab seda, et sündmused teie elus hakkavad kiirelt liikuma, et nüüd enam ei ole passimist, nüüd hakatakse tegutsema ja asjad hakkavad kiirelt edasi minema. Aga nüüd on kuhu suunas ja see on küll praegu väga lahtine. Et selles mõttes, et edasi küll, see on selge. Edasi tuleb teil siin sauade 5. Sauade 5 räägib konkurentsist ja võitlusest. See on nagu egode kokkupõrge, aga see ei pruugi olla nagu teiste inimestega alati, vaid see võib olla teil ka sisemine konflikt ja siin praegu mulle tundub, et ongi sisemine konflikt. Mulle tundub see, et teil on julgusest puudu seda algust teha asjadega, mis saaksid kiiresti hakata liikuma. 3. kaart on teil narri kaart, see räägib uuest algusest, räägib julguse kokkuvõtmisest, astuda esimene samm. Narr seisab üleval kõrgel kaljunuki peal ja ta peab sealt alla astuma, ta peab selleks kuristikku astuma. Julgust on vaja, et kui tema oma julguse kokku võtab ja esimese sammu sealt alla astub, siis avaneb tema ees trepp, mida mööda ta saab täiesti turvaliselt alla. Et teil on ka vaja julgust kokku võtta, aga miks te nagu kahtlete selles, kas veel üldse nagu proovida, on see järgmine kaart. See on teil karikate 5 välja tulnud. Karikate 5 räägib sellest, et te kurvastate hirmsasti sellepärast, mis teil minevikus untsu läks. 3 karikat nendest 5 on ümber teil läinud. Ja te nutate taga seda, mis minevikus untsu läks, juurdlete ja mõtlete, kuidas küll nii, ma tegin kõik endast oleneva, andsin endast parima ja nüüd näete, kõik on läinud ikkagi valesti, ei läinud plaanipäraselt. Te unustate ära neid 2 karikat, mis teil veel püsti on. Te peaksite keskenduma neile, sellele, mida te saate muuta oma elus, mida õppisite sellest, mis untsu läks. Võtke sealt kaasa see, mida te saate rakendada ja jätke maha see, mis teid ei teeninud. Ja võtke oma julgust kokku ja proovige veel kord. Ei pea nagu jääma sinna minevikku kinni, alati võib uuesti proovida. Öeldakse, et kes ei proovi, see ei tea. Te olete proovinud, teil ei tulnud välja. Ja nüüd te ei julge enam uuesti proovida, sellepärast et kardate, et teil ei tule jälle välja. Te ise olete muutunud, te olete oma õppetunnid saanud, te olete ju targem, te olete täna kasvanud. Te pole enam see, kes te olite siis, kui teil asjad välja ei tulnud. Et mina soovitan uuesti proovida. Seda enam, et alt kohe tuleb teil välja sauade rüütel, kes tahaks kohe peale hakata, tema ei taha midagi oodata, tema tahaks selle ideega või selle mõttega, mis teil on, kohe praegu peale hakata. Mida siin oodata, ütleb ta, siin ei ole mitte midagi oodata. Ainus, mis talle nagu, tema on väga kärsitu ja talle ei meeldi igasugused lepingud, igasugused allkirjad, paberid. Tema neid ei taha, tema tahab tegutseda. Aga teile ma siiski soovitan ka lepinguid sõlmida, pabereid vaadata, et mitte päris uisapäisa tormata, nagu see sauade rüütel tahaks. Siis on teil välja tulnud maagikaart. Vaat see on ka nüüd üks põhjus, miks ma ütlen, et te võiksite uuesti proovida oma ideid ellu viia. Aga maagikaardiga on teil võimalik oma elu totaalselt muuta. Maagikaart on nagu võlukepp, millega te saate oma elu soovida ja muuta just selliseks, nagu te näete, nagu te soovite või mõtlete, et teie elu võiks olla.
Te saate maagikaardiga absoluutselt kõike muuta. Maagikaardiga on inimesed saanud võlgadest vabaks ja miljonäriks. Maagikaardiga on võimalik endale absoluutselt kõike saavutada. Tuleb lihtsalt oma soovid kirja panna. Nagu istuge maha, pange kirja näiteks 10 asja, mida teie elus tahate. Siis valige sealt välja 2 või 3 sellist, mis kindlasti võiks olla, nagu kohe nüüd lähitulevikus. Ja keskenduge neile või siis üks, milleta kohe kuidagi ei saa. No ma olen toonud näite sellest, et elate korteris, olete kogu aeg soovinud endale maja. Nüüd on see võimalus. Pange kirja, milline see maja on, kus kohas see maja asub, kui suur see maja on, kas ta asub linnas, maal, mitu hektarit tal ümber selle maja on, mis seal üldse peab olema, kui ta on maal, siis on aiamaa ja võib-olla hektarid väga olulised, kas seal on ka mets juures, aed, milline teil on, pange kõik ilusasti paberi peale kirja. Pange kirja kõik, mis teil nagu üldse mõttes on selle maja kohta, missugune katus, mitu korrust, palju tube, milline see, ma ei tea, sissepääs on tal terrass, ei ole terrassi, millised on aknad, no mida täpsem te suudate olla, seda kindlamini leiab universum teile just teie soovitud maja. Sest kui te kirjutate näiteks sinna, et ma tahan endale oma kodu maale või oma maja maale, siis te saategi maja mingi, võib-olla keegi kingib teile maja, mis ongi maja, inimene ju elas seal sees, aga see võib-olla ei ole nii heas korras, võib-olla pole selles asukohas, võib-olla on kuskil, ma ei tea, linnast kaugel, bussiühendus on vilets, peate ainult auto peale lootma. Ühesõnaga, seal võivad olla igasugused asjad just need, mida te nagu pole soovinud. Samas maja on, mis ma nüüd siis teen sellega. Kingin edasi. Tahtsin maja, sain maja, aga mitte päris sellise, nagu soovisin. Sellepärast ma soovitan, olge täpne, nii täpne, kui te suudate välja mõelda, milline see teie maja on. Universum hakkab seda maja teile otsima või siis seda, mida te soovisite. See võtab aega. See ei juhtu täna homme. Ma olen rääkinud ka selle loo, mis sellise maagikaardiga on päris elus juhtunud. Perekond soovis endale maja. Nad tegid selle, kuidas ma ütlen, ühesõnaga panid kõik kirja, mida nad elus soovivad ja panid tahvli peale, et siis oleks silme ees nende unistused. Ja läks aega ikka vist ilmselt mitu aastat mööda. Ma ei tea, kui palju sellest soovide avaldamisest reaalsuseni aega läks. Ja siis nad ostsid endale lõpuks maja ja hakkasid välja kolima oma sellest senisest elamisest. Kõik asjad olid pakitud, jõudsid siis keldrisse, kuhu nad olid eest ära pannud, ütleme nii, mitte vajalikud asjad sellel hetkel. Ja siis jõudsid sinna tahvlini, nad olid selle tahvli ära viinud, keldrisse pannud, jõudsid selle tahvlini ja seal tahvli peal nad nägid seda pilti majast, mida nad soovisid. Ja saate aru, seal oli täpselt see maja, mille nad ostsid. Mitte mingi sarnane, vaid täpselt see maja. Universumil läks aega, et endised elanikud sealt välja koliksid, et nendel oleks piisavalt raha, et see maja endale soetada. Nii et tegelikult asjad liiguvad isegi siis, kui meie seda ei näe. Kõige targem ongi need maagiga kirja pandud soovid panna paberi peale, murda paber kokku, pista ümbrikusse või kuskile peitu. Ümbriku võiks ära kaunistada, sellepärast, et teie soovid väärivad ilusat ümbrist. Ja pange see kuhugi peitu. Mina olen oma soovid nii ära peitnud, et ma pole siiani neid üles leidnud. Ja unustage ära ja elage oma elu tavapäraselt edasi nii, nagu te elate. Ärge mõelge selle peale, et näed, soovisin ja ikka pole. Tuleb, aga lihtsalt võtab aega. Teil on vaja kannatust ja selleks, et te pidevalt ei mõtleks selle peale.
ma ei tea, paluge inglite abi, et te ära unustaksite, lihtsalt ära unustaksite, elaksite oma tavapärast elu. Ja vot siis, kui see asi hakkab täide minema, mida te soovisite või täiesti lähebki täide, siis teile tuleb meelde, et vot seda ma just tahtsin. Ma olen elus väga palju tahtnud ja ma olen kõik saanud, mitte päris need, mida ma nagu oma unistuses ette kujutasin, aga siiski täiesti talutavad. Nii et olge julge soovima. Ja viimane kaart on teil siin karikate kuninganna. Karikate kuninganna on õnneks selline, kuidas ma ütlen, tasakaalus oma emotsioonidega, et tema ei lähe endast välja iga asja peale. Ta on selline rahulik, karikad on üldse meie tunded, meie mõtted, meie suhted. Et rahulikuks jääda ka suhetes on väga hea, et ei käivituks iga teise poolt võib-olla öeldud sõna või teo peale. Et karikate kuninganna sobib hästi õpetajaks, sest tema on väga kannatlik. Tema kannatlikult seletab mitu korda. Ta seletab ja seletab, ta ei lähe endast välja. Ta on ka väga hea sõbranna, kellele võib oma saladusi usaldada, kelle juurde võib alati minna, kellega saab asju arutada, kes annab head nõu, kui ta oskab ja kui ei oska, siis oskab kindlasti soovitada kedagi, kes selles küsimuses aidata saab. Vot selline pikk lugemine tuli teile, armsad skorpionid. Nautige seda nädalat. Võtke julgus kokku, et astuda samme ja ärge unustage maagikaardiga endale soovida unistuste elu. Te võite ju ikkagi soovida. Te ei kaota mitte midagi. Teil on ainult võita. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.